Põhja-Atlandi allianss NATO on välja töötanud üksikasjaliku tegevuskava relvastatud konflikti puhuks Venemaaga. Dokument sai nimeks NATO maismaa lahingutegevuse kontseptsioon. Ja see juhtus sõna otseses mõttes vaid 3 päeva pärast seda, kui lääne meedias ilmus teave, et Vladimir Putin seadis oma eriteenistustele eesmärgiks 2026 aastaks NATO ja Euroopa Liidu seestpoolt lagundada. Tundub, et allianss otsustas vastata mitte salaja, vaid võimalikult avalikult. Seetõttu vaatame selles saates üle, mis täpselt on selles NATO plaanis sõjapuhuks Venemaaga ja milliseid programme on allianss juba ellu viinud ning millised on praegu ellu viimisel. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Kontrollige kohe selle video all, kas olete juba tellinud. Võib-olla olete juba ammu minu saateid vaadanud, aga äkki olete unustanud tellida. Seega palun võtke hetk aega ja tellige. Ma olen teile selle eest väga tänulik. Alustame sellest, kes koostas NATO dokumendi ja mis on selle loogika. Kontseptsiooni väljatöötamist juhtis Ameerika major Andrew Pingree. NATO dokumendis on kirjeldatud 3 peamist strateegiat, mida NATO võib kasutada ja kasutabki, kui algab avalik sõda Venemaaga. Ja baasstsenaariumina käsitletakse just Venemaa pealetungi Balti riikidele, Eestile, Lätile ja Leedule. Esimene etapp NATO plaanis on vastutegevus otse lähenemistel. Allianss kavatseb kasutada hävitajaid, rakette ja droone, et riivist välja lüüa Venemaa raketikompleksid. Üheks peamiseks sihtmärgiks nimetatakse otse Kaliningradi oblastit, kus asuvad õhutõrjesüsteemid ja rakettrelvastus. See tähendab, et teoreetiliselt langeb esimene löök just sellele eksklaavile, mis on surutud Poola ja Leedu vahele. NATO on valmis esmalt kahjutuks tegema Kaliningradi oblasti kuni selle territooriumi hõivamise ja kontrollimiseni välja. Esimese etapi teine element on niinimetatud autonoomse tsooni loomine Venemaa ja Valgevene piiride ääres. See on kaitsebarjäär, kus plaanitakse kasutada ainult droone ja autonoomset tehnikat. Ja Ukraina sõjaväelased, rõhutan, kangelaslikud Ukraina sõjaväelased, nimetavad seda tsooni tapatsooniks. NATOs nimetati seda autonoomseks tsooniks. NATO sõjaväelasi sellesse tsooni üldse paigutada ei plaanita. Kui Vene üksused jätkavad edasiliikumist, kavatsetakse neid pidurdada just droonide ja robotitega, ilma otsese elaviu kokkupõrketa. Siit võib aru saada, et see autonoomne tsoon ei ole mingi abstraktne idee paberil, vaid otsene jätk juba käimasolevale protsessile, millest me eelmistes saadetes rääkisime. Juba eelmise aasta septembris, pärast seda, kui umbes 20 Vene lahingudrooni tungisid Poola õhuruumi, täpselt päev enne Euroopa Komisjoni juhi kõnet olukorrast Euroopa Liidus, Ursula von der Leyen toetas avalikult drooniseina kontseptsiooni kogu idatiiva jaoks. Ja praegu viiakse seda aktiivselt ellu. Ehk siis idee seisneb selles, et kogu piir Venemaa ja Valgevenega kaetakse täielikult drooniseinaga. Sellest ajast alates sai projekt nimeks Eastern Flank Watch. Ameerika väljaande Defense News andmetel töötatakse NATO eksperimentaalse programmi raames juba välja selle autonoomse tsooni optimaalset suurust. See varieerub sõltuvalt maastiku reljeefist. Läti sõjaväelased harjutavad juba iga päev sellise tsooni hoidmist ainult mehitamata süsteemide abil. Tuginedes terminoloogiale, mis on otse Ukraina kogemusest üle võetud. Sest Ukraina relvajõududes nimetatakse sarnast tsooni rindejoone ääres, mis on täielikult droonide ja suurtükkide tule all. 15 või enama kilomeetri ulatuses, mitte ametlikult hävitus- või tapatsooniks. Ametlik alliansi esindaja nimega Murray sõnastas 3-astmelise heidutuse loogika järgmiselt. Tsitaat. Esimene samm, neid tagasi hoida. Teine, peatada. 3, panna nad olukorda, kus nad peavad muutma oma formatsiooni. Just sel hetkel muutuvad nad tõeliselt haavatavaks. Nüüd sellest, mis juhtub siis, kui esimene kaitseliin siiski ei toimi ja vastane, metsik pesemata venelane, liigub ikkagi edasi.
Järgmine plaani etapp näeb ette juba lööke sõjalistele objektidele ja varustuspuntkidele otse Venemaa territooriumil. Võimalike sihtmärkide hulgas on lennuväljad, kaitsetööstusettevõtted, sillad ja raudteetaristu, mida kasutatakse vägede ümberpaigutamiseks, droonide, pilootideta lennukite ja robottehnika toivetamiseks Venemaa territooriumi sügavusse plaanitakse kasutada õhutransporti. See tähendab dessanti. Ja siin on selle plaani üks eraldi ja väga kõnekas element. Panustatakse mitte ainult tehnikale, vaid ka inimestele Venemaa sees. Eelkõige kavatseb allianss kasutada eriüksusi ja loodab isegi võimaliku toetuse peale venelaste seas, kes on omaenda valitsuse vastu. Nende tegevus peaks häirima Vene vägede varustamist ja raskendama pealetungioperatsioonide läbiviimist. Samas on dokumendis selgelt kirjas põhimõtteline piirang, aga nad ei olekski läänlased, kui nad seda poleks juurde lisanud. NATO eesmärk ei ole Venemaa okupeerimine. Jutt käib ainult sellest, et peatada pealetung ja tõrjuda väed tagasi riigi piirini. See tähendab, et plaan on kaitseotstarbeline vastavalt deklareeritud eesmärgile, isegi kui see hõlmab lööke Venemaa territooriumi sügavusse. Aga teil võib tekkida peamine küsimus, mis tekkis ka minul. Miks NATO üldse otsustas selle plaani üksikasjad avalikustada? Tavaliselt hoitakse sellise taseme sõjalisi kontseptsioone ju saladuses. Ja nüüd pildi andmetel kontseptsiooni põhielementide avaldamine peab täitma heidutusfunktsioon. Venemaa peab juba ette mõistma, millised tagajärjed teda ootavad, kui ta ründab mõnda alliansi liiget. See on klassikaline tuuma- ja konventsionaalse heidutuse loogika. See tähendab, et plaani ei peideta üllatusmomendi nimel, vaid vastupidi, näidatakse seda vastasele võimalikult avatult, et agressiooni võimalus ise tunduks juba ette kaotusele määratud. Kuigi tuleb mõista, et selle plaani avaliku osa taga on ilmselgelt ka varjatud strateegia, millest venelastele ei räägita. Ja siin on teil üks huvitav lugu. Vene võimud on korduvalt väitnud, et Moskva ei kavatse rünnata NATO liiget. Tuletan meelde, et juba 2023 aastal ja ka 2022 aastal, tegelikult igal aastal, ütles Putin isiklikult, et Venemaal ei ole, tsiteerin, ei geopoliitilisi, ei majanduslikke ega sõjalisi põhjuseid NATOga sõjaks. Aga te kõik peaksite meeles pidama, mida tähendab olla venelane. Venelane nagu Putin on valelik olend, keda ei tohi üldse uskuda. Seesama Vladimir Putin ja kogu tema kaaskond kinnitasid, et Venemaa ei ründa kunagi Ukrainat. Seesama Putin kinnitas, et Krimmis olid mingid rohelised mehikesed ja et Donbassis ei ole Vene armeed. Ja seesama Jeletis, Vladimir Putin, kinnitas, et justkui Ukraina ründas Venemaad ning Venemaa ainult kaitsevend. Mis te nüüd? Ta ütleb, meie ei alustanud seda, nemad alustasid, Ukraina tuli ja ründas meid. Seetõttu õnneks ei usu venelasi enam ka Euroopas. Kõik saavad aru, et kuidas saab uskuda näiteks Sergei Lavrovit? Kuidas saab uskuda kiilaspäist järglast Vladimir Putinit? Kuidas saab uskuda joodikut Dmitri Medvedevit? Üldiselt, kuidas saab uskuda venelasi pärast seda, kui nad ise on miljoneid kordi rikkunud kõiki oma lubadusi, sõnu ja nii edasi? Kõik ju mäletavad seda väga-väga vana videot juba presidendi aja alguses. Isegi esimene valimiskampaania, kui Putin väidetavalt kavatses valimistele minna. Me kõik saame aru, mis on valimised Venemaal. Ta ütles, mis te nüüd? Me ei ründa Ukrainat kunagi. Ei. Mis te nüüd? See pole võimalik. Siis 2014. aastal rääkis ta mingitest rohelistest meikestest Krimmis, kes ostsid vormi sõjaväepoest. Ja siis umbes 1,5 või 2 aastat hiljem ütleb ta, seal oli Vene armee. Mõelge ise, kui arg see olend on. Ta mõtles nii seni, kuni see tähendab, et kui kontroll nende territooriumide üle polnud veel täielikult kindlustatud. Teeme näo, et see polnud meie. Aga kui ta sai aru, et on juba vallutanud, siis ütles, olgu, jah, see olime meie. Üldiselt on mõte selles, et venelasi ei tohi mitte kunagi elus usaldada. Kokkuvõte. Ühelt poolt on meil dokumenteeritud, detailne ja nüüd avalikustatud NATO sõjaline kontseptsioon, mis põhineb Ukraina relvajõudude tegelikul lahingukogemusel Ukrainas, sealhulgas juba praktikas katsetatava idapiiri äärsete autonoomsete tsoonide tehnoloogia. Teiselt poolt on meil Moskva,
Korduvad ametlikud kinnitused, et ta ei plaani NATO-d rünnata, kuid mingil põhjusel valmistab ta ette baase rünnakuteks ja korraldab diversioone üle kogu Euroopa. Aga just see järjekindlus, millega NATO otsustas nii üksikasjaliku plaani just praegu avalikustada, vaid 3 päeva pärast teateid Putini eesmärgist liit seespoolt lõhki ajada, räägib enda eest. Usaldus nende Moskva kinnituste vastu on läänestaapides õnneks nii palju vähenenud, et seal peeti vajalikuks vastasele kaardid ette näidata. Mitte selleks, et enneaegselt hirmutada, vaid selleks, et Moskval ei jääks illusioone Ukraina 5. artikli proovimise hinna kohta. Õigemini proovile panna. Siinkohal jätan mõtte pooleli. Kirjutage oma arvamused ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!